ma alustasin hobimesindusega, alustasin 12-aastaselt ja terve kooliaja ja ülikooli ajal ma jätkasin sellega oma muude õpingute kõrvalt. Ja kui need õpingud olid läbi, siis oli see otsustamise koht ja otsus oli tehtud selline, et hakkan hoopis mesinikuks. Tänaseks on meie ettevõte 10 aastat vana ja oleme jõudselt mesilasperede arvu kasvatanud ja ka muid tegevussuundi avastanud. Oleme hakanud mett tootma suhteliselt suures mahus, sest et see on ühest küljest väga mõnus nagu töö ja rahuldust pakkuv töö. Ja kindlalt ma võin väita, et Eesti mesi on väga kõrge kvaliteediga ja importmesi just sageli ei ole. Et meie ja laiemalt Eesti mesinikud ei konkureeri hinnaga selles mõttes, et odavamalt saab alati kuskilt, aga Eesti mee konkurentsivõime hinna osas on tõusnud viimasel ajal ja hinna ja kvaliteedi suhe võiks tal Eesti turul olla nagu kõige parem ikkagi. See tähendab, et ongi, kui inimene tahab osta mett ja saada seda parima hinna ja kvaliteedi suhtega, siis ta peaks ostma Eesti mett kohalikelt tootjatelt, sest et ka teatud lisaväärtus seisneb selles toidujulgeoleku aspektis, sellest tolmeldamisteenusest, mis mesinikud pakuvad nii muule põllumajandusele kui ka koduaiandusele, nii viljapuude ja põõsaste tolmeldamise näol. Vaikselt oleme oma ettevõtmist laiendanud ja suurendanud ikka eesmärgiga, et olla professionaalsemad, pakkuda ja võib-olla veel erinevaid tooteid, mesilasperesid müüme vaha, mett loomulikult, emasid kasvatame, teeme oma parima teadmise järgi tõuaretuses valikuid ja kasvatame neist mesilasemasid teistele mesinikele. See on jälle üks lisasuun, mis aitab ettevõtte rahavoogusid nagu paremini juhtida, et sul on tulu mitmekülgsematest allikatest, et meie aastad sõltuvad nagu üsna suurel määral, ütleme siis, on ta nagu taevaand, et ilmast, et mõni aasta nagu on ja mõni aasta jääb isegi Eesti mett üle bilansiliselt, toodetakse lattu 2018-19 oli suhteliselt head meie aastad ja mesinike laoseis suurenes jõudsalt ja meie hind läks alla. Samas praeguse seisuga paistab, et 20 on pigem alla selle riikliku sisetarbimise, et võib juhtuda, et Eesti mesi saab kevadeks otsa, siis jälle võib-olla hinnad tõusevad ja selline meie tootmises midagi stabiilset ei ole, aga kõrvaltegevustega saab seda kompenseerida, seda ebastabiilsust mees. See on ilus aulmeraam, kus on töölisaue ja munemispraaki väga ei ole. On kõik annud täismuned kenasti.